tere rahvast, täna siis räägime BMW X3-st, kus kapoti all on ka 3-liitriline 2 turboga diisel. Ja siis näitame teda kohe teile. Aga siis millega ma tahaks alustada? Seega, et vaatame täitsa tema kere. Kere on väga heas korras ja originaalvärvi all. Seega praegu me võtame paksusmõõtja ja käime auto üle. Ehk siis võtame kuskil nulli. Nulli võtame seest. 42, 50, 64, sisemine seega 62. See kõik on väga ilus, tehased paksud mõõd. Vaatame. 90, 105, 105, 106, 116, 101, 110, 140, 100. No seal on natukene riba, et ta ei võtta täitsa sirgelt seda. BMW kõige paremad kohad on need. Siin on kõik väga ilus. Seega, kus juures pärast räägin ka, et see oli ka üks põhjusest, miks ma nagu kaaluksin just selle poole. Mul see juba ammu tehtud. Lihtsalt näitame just teile. Naine tahab üks kuud ja proovime seda müüa ja siis natukene, mitte natukene, aga raha juurde panna ja siis per autoks võtta X6. Need tähtsad kohad ka 116, 102. Sellel poolt auto peale ei ole midagi kukkunud, ta ei ole kuskil osalenud ja vaatame veel ka väga tähtsa momendi, et ma ei tea, praegu te näe BMW salongist ka on täitsa olemas üks kleepikas BMW Edition, midagi seal saksa keeles on kirjas. Eks kulumisjäljed täitsa olemas, nad ei ole midagi rihtitud, lihtsalt siin keegi istus ja rooli tabas ka, et ei ole päris ilus. Aga läbisõidu pool võiks öelda nii, et pigem see on tema oma, sest masin on Hispaaniast toodud, kunagi Saksamaal ka oli. Ma ei mäleta, kui väga ausalt olla, mis tal siis praegu seal maanteeametis on, kas Saksamaa või siis Hispaania, sest muidu ta oli reaalselt Hispaania turu peale tehtud. Ja ütleme nii, et stanged pigem see koht, mida võiks nagu teha, värvida enda jaoks, sest siin natukene pisemoment ikka on. Ja tagastange ka, no see on natukene väljas ja triimutatud. See moment ja vot see moment. Otseselt sõitmist ei mõju, mitte midagi ei tee, nagu sellega ma ei ole tegelenud. Aga okei, viskame arvuti külge, teeme seda, mida ma siiamaani väga kuskil Eesti internetis ei ole näinud. ma näitan natukene rohkem.
oi, juba nagu Volkeril otsisin. Täna tegin Volkerile diagnostikut selle pärast. Juba intuitiivne käeliigutus läks sinna. Mis ma räägin veel seni kaua, kui diagnost loeb ennast seal. Auto on originaalvärvi all. Minu käega on paigaldatud need tuled. Ebaseaduslik, tehniline vaatusele sellega pigem ära minema. Aga see on väga kergesti paigaldab sisse tavalised virnid ja siis võib murretu minna üle vaatusele ja keegi sul mitte midagi ei ütle. Ma ostsin teda Korduvaga. Korduv tal oli selle pärast, et see junn oli mäda. See on nende 53 kerede ja 83 kerede probleem. See sai uus pandud ja murre on unustatud. Seega nüüd nagu võib sellega piisavalt ajaks unustada. Ma arvan, sõidu ajal räägin teile, mis on tehtud tehniliselt. Seni kaua, kui ta teeb selle sharingu ära, connectib autoga, ütleme nii, et see ei olnud nii, et ma otsisin just seda autot, lihtsalt jäi mulle silma. Ja sellepärast, kuidas ta mulle silma jäi. No kuna tegeleme kontrollidega ja üldpilt autoturust mul alati on silma peal, hoiame kätt. Ja ma otsisin endale ja kliendide jaoks vaatasin väga palju E53 ja ma mõtlesin ka, et see on ka minu huvi, et leida mingi E53. Aga nad on nii väsinud, isegi mingi 7,5, 5,5, 3,5 tuhandega, et ei ole reaalset masinat, millega saab sõita ja nautida seda. Ja siis ma märkasin, et müügis on valge, aga no kitulesi ei ole, soovindusi ei ole, no. Aga läbisõit mõistlik ja ta on valge ja M-pakett. Kui me vaatame seda keret näiteks ilma M-paketta, siis ei ole maikuu, seega istume autos ja võtame kuskile, parkime kõrvale. Või parkime kedagi siin ei sega. Kus mu mõte ei? Ja, ma otsisin 53. 53 ei olnud saada adekvaatses seisukorras. Siis nägin seda, natukene raha poolt räägisin temaga, läksin vaatama. Ja mulle väga meeldis, mis seisus see auto on ja ma ostsin teda. Ja nüüdseks ta on minu käes põhimõtteliselt pool aastat ja 10 000 kilomeetrit ma sõitsin maadele. Selle aja jooksul ma kindlasti saan nagu öelda tagasiside selle auto kohta. Mulle väga meeldis, et maantee jaoks on ideaalne auto. Ta on kõrge, mugav, 14-15 kilomeetrit tunnis ta sõidab väga hea. Seega Tartu-Tallinn maantee sõita on väga laitmatu. Riias käidud, Tallinnas ma ei tea, kui palju korda käidud, aga suht tihti on see sinna tagasi sõit. Ja üldpilt on väga positiivne. Aga okei, teeme nüüd väike muudatus. Vaatame, kuidas te seda kõik näete. Alustame sellest. Diesel Electronics, vaatame BIOS-teid. Minu jaoks mida nulli lähedale, seda on parem.
mulle meeldib, kui ta on alla 0,7 ja kuni 1 ma aktsepteerin. Teoreetiliselt enamus inimesi ütlevad, et kuni 2 on normaalne. Siin me näeme, et piustid jooksevad väga hästi. Kõik on 0 lähedane. Nüüd vaatame kus ta oli? Adaptations. Ma unustasin, kuidas siin vaadata. Käigukasti poolt räägitakse, et 250 ja 40 millisekundit on time. Ideaalne on 25 ja surve ideaalne on kuni 250. Mina ise aktsepteerin umbes 50-60 on täitsa okei. Ja siin kuni 350-400. Üles seda küll ei tahaks näha. Ja muidugi alati vaatan, kuidas ta töötab erinevas režiimis. Sport, komfort, vaikne, agressiivne sõit, tavaline. Ta muidugi peab arvestama sellega, et kelle alt ta sõidab. Näiteks minu suguse all, see on päris okei. Ja ise selle töö on ise käigukasti töö koos sellega peab olema kokkuvõte sinu peas, et mis võib olla, kui ta enam-vähem normaalselt käitub, aga need näidud on väga suured, siis see ei ole okei. Kui näidud on väiksed, ta loopib käike midagi või midagi mitte sujuvalt lülitub sisse, siis peab mõtlema selle peale, kas on vaja tal midagi teha. System selection, vaatame mootori vigu. Electric fan. See on kogu aeg tal. Ühe ebapiisava remontingu pärast oli siin trottoli viga, aga ma võtsin lahti, tegin ta puhtaks ja rohkem seda ei olnud. Ei saa näidata... No vot ongi perses. Ei saa näidata käigukasti. Ta mingi põhjusega, ta launchiga, mul on 2 launchi, ta mõlematega ei taha lugeda käigukasti blokke. Aga Autelliga, ma arvan Boschiga ta loeb seda ära. Et Autelliga on kindlasti vaadatud ja ma olen väga kindel, et ta loeb seda. Ja veakoodi ei ole seal. Transferbox ka ei olnud veakoodi, ABS-il ei ole veakoodi. Et health reporti ma ei saa panna, sest ta kiilub kinni selle käigukasti peal ja tervet health reportit ma ei saa. Aga no kütekulu, range, keskmine kiirus ja ma ei tea, siin ei ole monitori, aga tegelikult oleme ausalt 2007 aasta auto. Sa tahad pikseleid siin näha või sa tahad selle Ali mingi mõttetu tahvelarvutit siia? Mis viga on, kui ei ole seda monitori? Ma ei tea, pigem teda ei ole, sest siin on tavaline Mac ja kõige meeldivam osa on siin see on Bluetoothi moodul, saab kuulata Bluetooth muusikat ja mälupulgast ka saab lasta. Seega minu jaoks on kõvasti tähtsam, et sa saad oma muusikat mängida läbi autot
et sa ei pea mingi kõrvaklappidega lasta või mis iganes ta on. Aga ma ei tea, videosi siin vaadata, pead vaatama tee peale ikka. Ma ei tea. Okei, võib-olla kuskil Tallinnas mõistlik olema CarPlay, mitte CarPlay, no ja Android CarPlayga, kui näiteks Waze'ist sa vaatad, kus politsei seisab, kus kaamera on, kiiremini enda marsruudi nagu paika panna. No samas, pane siia telefon ja sõida. Mul oli autod, kus ma panin Android, näiteks Subaru Forester. Ja kui ma pool päeva sõitsin selle Android autoga, ma vaatan telefoni peale, tühi. Peab laadimisel kogu aeg olla ja siis telefon jookseb kokku. Ma ei tea. Okei, vaatame mingid neised tähtsad blokid. Isegi ei tea, mis teile veel näidata. Mootorid vaatasime, immobilisaatori ei hakka vaatama. Vahekast, read fault code, no fault code. Kus juures ei ole kustutanud, muidugi Electrifan vigu ei oleks näiteks. Apsi steeringu viga võib-olla juhtub, sest ma paar korda teda nägin. Kustutasin ja ma ei tea, ta endast mingi märku ei anna, seega no fault codes. Vaatame kliimadeki instrument cluster, kus juures ma ei tea, ei ole käinud seal väga no fault code. No auto ei ole nii tark, et tegelikult tal kõige targemad süsteemid ongi mootoriaju ja kastiaju, sest see on põhimõtteliselt E70, E71 tehnika. Aga ma arvan, see on meil SRS, airbagid, no message, las ta olla. Okei. Niigi näidatud on rohkem kui tavaliselt müügis näidatakse, sest ma suht tihti ma helistan ja igaks juhuks oli paar juhtumit, ma räägin, et ostueelne kontroll, et saab autot näha, et mis üldse saate öelda head halba auto kohta, sest ei taha väga niisama kringi tillerdada ja kliendi raha raisata, sest no reaalselt muidugi minu jaoks on kasulik, aga ma ei tea, vist ei ole siukne inimene, kes seda teeb. Kahjuks või õnneks. Seega kogu aeg telefoni teel uurime ja räägime põhjalikult juttu ja mul mitte ühtegi inimest ei ole 1,5 aasta jooksul öelnud, et jah, ta on vaatanud piustide korrektsioone, käigukasti korrektsioone või mis iganes. Näiteks Vagrum piketi tahmafilter. Aga okei, ma panen kuidagi paika GoPro ja teeme sõidu selle loomaga. Muidugi. Parkimistandurid ei ole. No õnneks täitsa olemas peeglid. Kuna peeglid, ma arvan, on tähtsamad. No, teises samas kui näiteks mingi naiste rahvale, siis see tuleb probleemiks, et ei ole parkimisandurid. No, ma otsustan autosi enda jaoks, natukene sõidan ja siis mul tuleb pähe idee, et me võime midagi veel proovida, veel sõita millegiga. Ja näiteks naine tahab X-kuud. Ja ikka siis me peame kuidagi selle ostma, seotada ja siis ütleme nii, mis mina olen siin remontinud, hooldanud ja nii edasi. Siis kui kohe ostsin, sai vahetatud salongifilter, rõhufilter, küttefilter, õlifilter ja õli. Ja muidugi karteri tuulutusklapp ka, sest minu silmas, et kui sa ostad BEM-i, sa kindlasti pead tegema selle karteri tuulutuse filtri ära.
Siis mingi aja pärast sai vahetatud Vantvõlli leevendi. No see põhimõtteliselt Vantvõlli rull. Denver, kuidas kes iganes teda nimetab, sest see on nende tüüpiline probleem ja võiks seda vahetada ennem ära, kui ta läheb lõhki. Sest kui ta läheb lõhki, siis teil ei ole roolivõimu, teil ei ole generaatori, teil ei ole veepumba. Põhimõtteliselt ei saagi normaalselt sõita siis. Mis me veel võiks öelda selle kohta? No, sõidab vaikselt hästi. Siis veel sai tehtud esipiduriklotsid, kettad, tagapiduriklotsid, kettad. Siis kardaan sai nii-öelda remonditud. Tal oli tehtud siis rist, esimene leevendi ja riplaager, see mis seal keskel on. Tagumised vedrud said vahetatud, sest parem oli, ta seisis sirgelt ja ma ei teadnud sellest, et vedru on katki. Vedru alumine keer, mis absoluutselt kõrgusele ei mängi, too oli katki. No, ma ei tea, mingi 5000 jooksul võiks nagu 10 000 jooksul, kui käid õlivahetust tegemas, siis mõistlik lasta üle vaadata terve auto, siis sellega sõidad nagu iga päev. Naine sõidab sellega, võib-olla lapsed, kellel on koer, kass, kes iganes, võib-olla keegi lamba vedab või väiksed sead ka on inimestel, no rikkudel on omad mured. Võib-olla veel midagi olen teinud, aga ei oska rohkem midagi öelda. Turbosi vaakumsüsteem, voolikud vahetatud. Turbo väikste suure vaheline klapp on vahetatud ja siis turbode juhtimisklapp ka on vahetatud. Seega nüüd ta ei tahma nii palju nagu oli ja üldse puhub ilusti. Seega meil on üks probleem vähem. Üldiselt rohkem keret näitasin. Müügi põhjust muidugi ütlesin. Sõidab ilusti. Väga viisakas. Mul 10 000 sai juba sõidetud, seega ma varsti vahetan õli. Ei ole veel tehtud, tal on natukene juba mingi paarsada kilti on juba üle läinud, aga õnneks ei ole see midagi ja oot, väga hea. Pisikene vajutus ja kõik on hea. Me juba sõidame. Praegu me sõidame 90. Siin on meil kaherealine, seega me see hästi võime 105 panna kellade peale. No pluss miinus seal, ütleme nii. Võib-olla isegi me praegu natukene kiiremini sõidame kui lubatud, aga perfecto. Rehvid on lamellid, ilusad väiksed väljad. Auto välja näeb suurepäraselt. Ma ei mäleta, kas ma juba rääkisin või ei. See tavaline X3 ei ole ilus. No ei ole ta ilus. Absoluutselt ei ole ilus. Aga kui ta on valge, must, punane, sinine, kollane, mis iganes siukse nagu ilusa värvi. Ja kui ta on M-pakett, siis tema välimus on juba absoluutselt teine. Mingil põhjusel ongi nii, et selleks, et sa saaks aru, mille eest sa maksad juurde, kui ostad uuena teda,
sellepärast M-pakett ongi ilusam, parem ja agressiivsem. Kuidas tee peal seisab? Suurepäraselt. Sõidame veits üle luvatud ja ei kisu, ei kaku kuskile. Kui me näiteks selle kiiruse peale teeme, ei juhtu mitte midagi. Ta on sinu käes, sest see on BMW. Aga võib-olla vedab ja ma mingi hetk ma leian endale E53. Sest 53 mul oli, no too aasta oli 2014-15, siis nad olid veel nagu värsked autod. Praegu on juba 25, on 10 aastat mööda. Siin on mul vähemalt selles autos, mul on tunne, et ta ei ole 2007 oma. Paraku ma ei tea, mis juhtub nende E60, E53, E70. Okei, E70 veel on, no sa pead rohkem raha sinna ja selle ostuks eelarveks panna. Siis sa saad normaalse auto. Aga see, mis on turu alumine piir, see on väga kohutav. Ja mõnikord vedab ja reaalselt mingi inimene kolib ära või ostab uue auto ja tal on normaalne auto, sa võid seda mingi mitte kõige keskmise ja seal keskmisest alla selle nagu hinnaga osta. Oi, BMW-ga paneme suund. No okei, see on siukene maha sõita selle teele, et no siin peab suund panema, muidu siin keegi tagant. Praegu on väga siukne ebameeldiv tee ja kolinaid, vilinaid, mitte midagi ei ole. No muidugi ta mingi 6 aega tagasi kontrollis oli veermiku poolt, et kõik üle lapati, vaadati üle ja ühe sõnaga, kui meeldib välimusest. Kui saad aru, et see ei ole 2-liitriline auto, kuigi küttekulu on tal sama nagu 2-liitrilised. Okei, ma tean, kuidas öelda küttekulu kohta. Linn, ma ei tea, üle 10 ma ei saa. Minu sõidustiiliga ta ei kasva. Ma ei näinud siin 12 mitte kunagi. Maantee, Tartu, Mäo, 5,3. Mäo, Tallinn, 6,5. Jaa. Seal on vahed. Seal, kui naljakas see oleks, aga maanteekulu on erinev. Miks tal on nii väike küttekulu? Sest see on Rida 6 BMW mootor. Nad reaalselt võtavad vähem kui Audi ja Mersu V6. Vot ongi nii. Sellepärast mulle meeldib BMW. Varuosad. Samuti BMW, reaalselt on odavam. BEM-i filtride hoolduskomplekt nii-öelda saab 560 euro. Mersu filtrid 150. Mis asja? Okei, juba läheb jutt mööda. Seega vaatame ühe lamava politseiniku. Miks nad nii kõrged on, ma ei tea. Aga okei, näeme kuskil teises videos ja loodame, et teile meeldis.